Tere taas! Jälle on käes see aeg, kus räägime Pärnu ja Pärnumaa poliitikast läbi erakonna Isamaa prisma ja täna oleme tulnud siia Koidula muuseumi aeda, kus tõmbab hirmsasti tuul, aga võiks öelda, et parajad tuulehood käivad ka Pärnu haridussüsteemis. Minu vestluskaaslaseks on Andres Sooniste, kes lõppeval nädalal kirjutas üsna kriitilise loo erakoolide teemal ja kritiseeris ühtlasi ka Pärnu linnavalitsuse suhtumist, kus tundub, et tegemist on sellise pika hambaga suhtumisega, et nagu ühest küljest peaks toetama, aga nagu väga ei tahaks ka toetada. Pärast seda, kui eilses volikogus oli teema arutlusel, kas sulle tundub, et sellel kristliku kooli algatajatel hakkab nüüd minema natuke libedamalt? No keeruline öelda, sest et eilne volikogu arutelu oli minugi jaoks üsna segane ja selgust tegelikult see arutelu ju seal ei toonudki. Sellepärast ka pool volikogu praktiliselt ju ei hääletanudki. Ja teine pool hääletas küll, aga aru sellest, kas see oli toetav eelnõu või oli see siis mitte toetav eelnõu, lugeda välja ei saanud. Pigem see sõna, mis sinna sisse oli pandud, oli tunnustab algatust, millest heal juhul võiks ju välja lugeda, ehk siis, et tehke. Aga sinna ette käis päris pikk jutt sellest, kui hea on kohaliku omavalitsuse ehk siis Pärnu koolisüsteem ja lisaks veel, et soovitati kaaluda põhjalikult ja tungivalt siis ka selle kooli perspektiivi ja saamislugu. Ehk et justkui kergelt toetav, aga teiselt poolt sügavalt soovitati kaaluda. Sul on pikaajaline omavalitsustöö kogemus Pärnus ja senised erakoolid, mis meil linnas tegutsevad, nende kohta saab kasutada praktiliselt ülivõrdeid ja seda on ka näha, et nad on igasuguste näitajate poolest on vabariigi parimate hulgas. Millest selline tõrksus? Ma usun, et kui me võtaksime nende aastakümnete taguste koolide algatuslood, siis ega seal ka väga lepase reega ei läinud, kui me meenutame kas või siin Sütevaka humanitaargümnaasiumi loomist ja vabakooli. Et mis võib olla sellise jäikuse, ma ütleksin, põhjuseks? No keeruline täpselt öelda. Ma arvan, et selle jäikuse põhjus on tegelikult siis väärtushinnang. Ehk et hinnataksegi, et selline keskmisele linnakodanikule välja kujundatud keskmiselt kõigile sobiv koolikeskkond peaks olema see, mille eest linn peaks seisma ja kõik muu, mis sellele justkui kas vastandub või üritab sellest eristuda kvaliteedilt, lapsesõbralikkuselt, lähenemisnurkade poolest, olgu see siis kristlik või muu, et see tegelikult on midagi, mis kõigutab selle peavoolu traditsioonilise kooli alustalasid, ükskõik kui suurelt või väikselt nad siis ka ette võetakse ja seetõttu on juba eos taunitav. Ehk siis, et selle suure pika jutu kokkuvõttes, et kardetakse siiski, et see väikegi algatus ühel hetkel kõigutab suure süsteemi alustalasid. Selge, suur aitäh! Andres Sooniste oli minu vestluskaaslane. Kalev Vilgats, Eesti Uudistele.